Tänapäeva inimesi õpetatakse surma ignoreerima ning neid pannakse uskuma, et see pole muud kui häving ja kadu. See tähendab, et suur osa maailmast elab surma eitades või selle ees hirmu ja õudust tundes. Surmast rääkimiski peetakse haiglaseks ning paljud usuvad, et juba pelgalt surma nimetades võid selle endale kaela sõnuda. Teised aga suhtuvad surma rõõmsa naiivse kerglusega, uskudes, et küll kõik mingil teadmata põhjusel laheneb ja et surma pärast pole mõtet muret tunda. Neile mõeldes meenub mulle ühe Tiibeti õpetaja sõnad. Inimesed teevad tihtipeale selle vea, et suhtuvad surma kerglaselt. Kõik peavad surema, selles pole midagi erilist. See on loomulik. Küll ma kuidagi hakkama saan. See on kena teooria, aga ainult nii kaua, kuni oled ise suremas. Esimene neist kahest suhtumisest peab surma millekski niisuguseks, millest tuleb eemale pageda. Teise kohaselt aga laheneb surma puhul kõik iseenesest. Ja ometi, kui kaugel on mõlemad surma tõelise tähenduse mõistmisest. Kõik maailma suuremad vaimsed traditsioonid, sealhulgas muidugi ka kristlus, on meile selgelt öelnud, et surm ei ole lõpp. Kõik nad on meile edasi andnud nägemuse tulevasest elust, mis täidab meie praeguse elu püha tähendusega. Täna vestleme inimestega, kes on surmaga kohtunud ja usuvad surmajärgsesse ellu. Isa Toomas on Eesti õigeusu vaimulik ja juhib Tallinna Nõmme Risti ja Johannese kogudust. Lehte on suureks kasvatanud 12 last ja samal ajal jõudnud uurida erinevaid vaimseid praktikaid, mida on oma ellu rakendanud. Igor on kosmoenergeet, kes aastakümneid raskeid haigeid nõustanud ja energeetiliselt toetanud. Druk Mokyal on Eesti Tiibeti meditsiiniakadeemia president, mantralaulja ja Tiibeti meditsiini juurde käivate vaimsete praktikate õpetaja. Kõik nad jagavad oma maailmavaadet ja suhtumist surma. Yeah, this was very healing. So I do not fear my death, but at the same time I value my life. This is the most precious thing I can ever receive from a death. Если рассматривать самоубийство с эзотерической точки зрения, да, то человек, так как он продолжает жить на энергетическом уровне, то для него все продолжается именно так, как было. Только он не может войти в свое тело. Он остановил свою жизнь, каким-то образом лишил себя ее, да, но он находится сразу же возле тела. Все. Вот этот момент его смерти – это колоссальное энергетическое напряжение. Surm on üks osa elust tegelikult, et see on üleminek, see on nagu teise tuppa minek. Paljud inimesed, kui nad on nagu läbinud selle ukse, paljud ei saagi algul aru ja ongi see kohanemise aeg on nii oluline. Et nad algul kohanevad, muidugi meie nutame alles hiljuti, mina matsin oma venna maha ja see ei olnud lihtne. Kuidas surmaga tegeleda? See on nagu teine küsimus. Meid üldse eristabki loomadest eelkõige see, et me teame oma surelikkust ja teame, et meie elu teekond siin maa peal lõpeb. See on see vana väljend, et meenuta oma viimast päeva ja siis sa ei tee pattu, ehk siis oma surma meelespidamine või isegi selle nagu sügavam tajumine, mis peetakse lausa Jumala anniks, kui inimene nagu iga päev tunnetab, et ta on tegelikult surelik ja siit selle kõik jätab kord maha. Mõnes mõttes sealt algab inimese vaimulik elu või vaimne elu.
et hakkab mõtlema, mis siis temast saab, kui hing ihust lahkub.